ei kao see meri kuhugi. Nüüd mereteemalised tantsud. Kõigepealt Rukkilillelt Mu meremees. Ja meremeeste valss mõnusatelt.
palju ilusaid suvesid. Ja jääb üle ainult tutvustada meie juhendajat Ulvi Põldu, kes on mõlemate nende tantsurühmade juhendaja. Ta on Kihelkonna valla tüdruk, praegu küll Lümanda valla kultuurijuht, päriselt Kihelkonnas ja kõik need tantsud on tema õpetatud. Palun, Ulvi. Aitäh teid nägemast, kuulamast ja südamlikult vastu ja head vanavanemat ja päeva kõigile. Suur tänu teile, et te võtsite vaevaks meid pühapäeval siin vaatama tulla. Aga me tuleme tegelikult reisilt ja käisime ära Sürgaveres Laadas. Seal on meil sõprussidemed juba tükk aega ja siis mõtlesime, et käime ka mujal veel ning saime kaubale teie Lainega ja meil on nii hea meel, et ta võttis meid vastu ja suur tänu. Nüüd ma annaksin talle Saaremaa kohaliku leiva ja kadakatest tehtud ka kena asi. Nii, aga mul on ka väike nänn jagada, tähendab linnapea tahab nänni anda. Ma tänan saarlasi ja ma tänan Sirje. Tema helistas mulle ja ütles, et nemad tahavad Mõisakülla tulla. No ja katsu sa siis keelata, ei saa ju. Et tema on nüüd peasüüdlane ja ma tahaks seda Sirjet tänada selle eest, et nad tulid meile külla ja selle Mõisaküla väikse linna üles leidsid. Anname Sirje. Lubage mul Mõisaküla linnarahva nimel tänada teid, et te leidsite tee sellist väikse linna nagu Mõisaküla. Me oleme nagu tupiklinn. Mõned lätlased eksivad siia ära. Aga loodame, et sellest see sõprus hakkab kujunema ja ka Mõisaküla inimesed leiavad tee juurde. Suur aitäh, et tulite külla ja meid rõhusite. Aga nüüd ma saaksin väiksed meeled, teid on vist 2 vallast siin rahvast läbi. Et anname siis mõlema vallale ühe tassi ja riiest. Nii Kihelkonna vald sai nüüd tassi ja anname Lümanda vallale ka tassi, Lümanda rahvamaja juhataja Ulli. Ja veel kord aplaus sellisele rahvale esinemisele. Ja nüüd tahaks siia lõppu laulda, et külm on, kuradi külm on. aga tulge ikka meile ka külla. Me oleme küll mere ääres ja ka tuul, aga metel on soojem kui tettel. Aga tulge ikka. Aga ma tahtsingi juba öelda, me juba pidasemegi oma tantsijatega siin plaani, et küll me ikka järgmine aasta tuleme ka, ära saa nii suure suuga luba midagi. Ega me võtame sellest lubadusest kinni ja me oleme kohal ka kindlasti. Veel tänud saarlastele ja tänud Mõisaküla maadele. Anu on meil siin. Kui sa lubasid lõpupildi teha, kui sa lähed? Võta keegi tädi veel, jah? See, kes luuletusi loete. Mina võtsin juba koju ära, et jube külm oli, aga näed, seda lainet. Õige lahendus. Nii, naeratus. Siili sitti korda. Ei ütle nii. Sina nii öelda, kui tahad. Mina proua sinu. Nii, väga tore. Oleks selle rahva. Ja me teeme teineteisest. Kui te nüüd aasta pärast tulete, siis olete teie sealt muuseumist seina peal tegelikult. Kui teie noore
natuke enamaks, et tulla siia kontserdile, sest ega nii kaugeid külalisi meil ka tihti ei käi. Aga ma annan neile külalistele endale sõna, et nad saaksid iseendast lähemalt rääkida. Tere, kallid kohalviibijad! Rõõm on teid näha nii rohkearvuliselt ja meil on häbemata palju ühist. Me oleme mõlemad piiriäärsed. Kui teil on Läti siinsamas nurga taga, siis meil on täpselt niisama piiri ääres Rootsi, ainult meil on suur tükk lagedat vett vahel. Aga no vesi ei ole kunagi midagi lahutanud. Vesi on tegelikult see, mis ühendab. Ja täna siis esinevad teile Kihelkonna ja Lümanda valla, mitte kõik taidlejad, tegelikult 2 tantsurühma. Kihelkonna Rukkilill, mis on memmede tantsurühm, sealpoolt praegu saate vaadata, ja Lümanda Mõnusad, nendel on mehi ka. Nad on seda ja kui jõukamad. Aga seda, mis te meil seljas näete, need on täiesti autentsed, täiesti ehtsad Kihelkonna rahvariided. Mõnusatel vanemad, see Kihelkonna must plisseer ja kui te olete nüüd tantsupidude ülekandeid vaadanud, siis meil on tohutult palju asumaid, sest seda Kihelkonna musta plisseeri kannavad isegi Lääne-Virumaa omad. Ja siis memmedel on memmed on memmed, hoiavad oma noorust sügavalt meeles, memmedel on Kihelkonna tegelikult algselt olnud truudiseelikud. Need Kihelkonna triibulised, mis on natukene uuemad. Ja sellega lisaks sellele on meil kaasa võetud, ma ei tea, kas teil oli see Lootuse linnu teie kontsert või mis selle teise poole nimi oli, aga igatahes see möödunud aastal Eesti, ütleme, uustulnukaks ja nõnda edasi saanud laulteele vanem vend, kes laulma õpetas, laulab teile ja ühte teist veel pihta hakkame sellega, et üks meiega kaasas olev meie pensionär Liide Heinam loeb teile luuletuse sellest, kuidas Mandrimaa neiud Saaremaale tulid ja kuidas nad sinna ka jäid. Head kontserdi nautimist!